naeratada, ütelge teisele hästi, olge toredad ja lõbusad ja rõõmsad ja mingi siit. Silmid kogu aeg mingi kurjus. Pinge peal. Vahel tunnen ka, et kael on pingest õhtul. Ma olen hakanud ka asju võtma niimoodi, et teinekord muidugi läheb närvi. Kõik lollus läheb närvi, aga mõnikord võiks nagu lihtsalt hoida ennast tagasi. Väga hea see toode on. See on väga tummine. mahune. Kuidas sa leidsid Prantsusmaa enda jaoks? Ai, ta oli ka selles mõttes hakkasime seal kuidagi käima nii-öelda koolitamas ennast ja veinikest nagu õppima ja asju nagu ikka alguses valged veinid, pärast punased ja siis toidud ja asjad juurde ja näiteks neerudega oli ka väga pull, et kui ma esimest korda Prantsusmaal neeru tellisin, siis kelner küsis, are you sure? Kas sa ikka noormees tead, mis tahad? Sa olid sure? Ma olin väga, jah. Ja siis kui nagu tagasi tulin, siis ma tegin kohe enda jaoks nagu palju parema retsepti. Kui sa käid Prantsusmaal, siis näiteks kuskil Pariisis pakutakse ka friikaid ja lihatükki. Sa pead ikka leidma õiged kohad üles. See oleks nagu see mitte restorani uues fast food. No ongi, tuleb otsida neid vanamotte ikka. Ja sul oma mingisugune soovituslik piirkond, kui sa käid või lambist? Ma olen nüüd käinud päris igal, mitte päris igal pool, aga üks lemmikud on mul ikka Elsass on lemmik, sest et mulle meeldivad võtta siuksed Alsass ikka Elsass. Seda nüüd hääldatakse igat pidi. Et mulle meeldivad siuksed jaburad seosed. Elsass on minu jaoks nagu Prantsusmaa Ida-Virumaa, et ta on nagu natukene, vahepeal on nagu Saksamaa käes olnud ja siis on veel Prantsusmaa, praegu on Prantsusmaa, siis on nagu siuke poolekeelne ka veel kas juures ja siis seal on see minu seos on. Ta on kuidagi selline mõnus, hästi kompaktne ja siukene, ütleme minu Prantsusmaa avastamiseks on ta kõige lähem piirkond meile. Jah. Kui sa nagu auto ka need, siis on hästi chill. 2 päevaga kohe kohe. Jah. Ma ütlen, see naturaalsus ja see asi ongi, et ega tegelikult, jälle ma siin natukene kritiseeriks jälle eestlasi, et meil käib natuke nagu üle panema, meil kõik tohutult hästi olema. Võib-olla tõesti, et me peame natuke rohkem püüdma kui nemad seal, et nende Prantsuse köök on nagu tohutult tõsiselt hea, maailma kuulus kogu aeg. Tegelikult meil tehakse väga suguseid asju, väga häid asju. Lihtsalt pead sa leidma neid seoseid, mida me teeme. Meil ei ole palju selliseid tooraineid, ega ilmtingimata ei ole vaja ka. Jah. Aga just see vanamoti köök, et ja see on meil ju kogu aeg olemas olnud. Kõik hautised ja sellised asjad, vormid, süldid. Sibul sisse. Kõik asjad. Aga Prantsuse köök ei tee ikkagi väikest tagasikäiku. Et tuleb võtta mingid Aasia peale ja see ja teine ja kogu see haute cuisine. Tegelikult miksitakse ju kõiki asju kogu aeg ja ega köögis ei olegi kunagi mingisugust nagu sukast true evilit olnud, et alati on. Kas see tuli esimene batch tuli kohe välja või? Kuidas võtta, et me üritasime teha seda esimest nii-öelda proovikat 30-liitrise tünniga, siis too tuli päris õudusunenägu välja. Aga siis juba jälle hakkas jälle aeg nagu, et oli nii-öelda vaja õlut ikkagi päriselt nagu ära teha, et siis hakkas aeg nagu peale pressima, siis laksasime kohe nagu 1200 liitrit. Siin ta nüüd on. Aga nii-öelda see, mis ekraani panime, siis too müüs nagu väga kiiresti läbi ka ennast. 666. Ma timmisid ka selle 666. Me ikka üritasime sinna kanti saada, jah. Nüüd ta võib-olla on nõksu
nendel võib see viga olla päris sihuke arvestatav. Kraadi saab viga olla üle 6 õlle. Okei. Ta on selline natuke ka prantsuse mekiga. Tal on sellist... No, punapeit on sees. Okei. Maitsen ümar. Ma tahtsin öelda, aga... Et teemegi ühe prantsuse. See ei ole küll väga... Prantsuse meeldivad igasugused. Gratäänid meeldivad jah. Ja neerot ja siis... see, mis mina sõin, oligi neerot sinepiga astmes. Pärast seda nüüd mul on juba endal teha restoranis ka menüüs on ju neerot sinepiga astmes, et mul on nagu tõenäoliselt väheseid Eesti puhvetid, kellel on neerud üldse kohalik. See on Prantsuse. See on ikka Eestist saadud. Aga see on Eestist saadud, jah. See on ikka... Mulle need tegelikult need igasugused vormiroad, no need on, vaata need vanamoti toidud, et mulle need hirmsat moodi meeldivad, et neid on nii primitiivne teha. Ja mulle meeldib see, et ma olen võtnud endale selle deviisi, et tuleb olla võimalikult laisk, et nagu mitte midagi tegema ei peaks. Võimalikult vähe tööd. Aga see on keedetud? Ei, need on mul küpsetatud. Ja koorimata. Ka väga prantslaslik. Kusjuures mingi aeg ei olnud, aga nüüd on tulnud see. Nüüd paneme need lambaneerud siia. Sünnib kidney pie. No põhimõtteliselt, jah. Ja mõnusalt ikkagi jäänud ikkagi täitsa selliseks... Väiged ei pea, siin kohe saab nagu nii palju. Nad on nii õrnad, need lambaneerud. Kuidagi see on ka, et jälle kellele mis, et mõni tahab nagu toodult, et oleks võimalikult noore looma produktid ja sellised asjad. Kas on pigem noore omad või mitte või? Selle kohta ma ütlen, nagu mul üks ühe sõbra tuttav mesinik ütles, kelle käest küsiti ka, et mille mesi sul siis on, et kanarpiku või on sul võilillemesi või siis... See oli vähemalt aus tüüp. Pole jalgu hoidnud. Mina pole nendega koos lennanud. Muidu Jeruusalemmas elades vaatasin, et urabused sõid lamba ajusid. Et ma ise ei saanud kunagi mekutada, aga tundub see ka hästi põnev asi. Sibulaga koos. Tegelikult aju on, lugu on rohkem kui tegelikult, ega see konsistents ja siis see, et mul on siin... Kont ei ole või? Ei ole seal mingit konti. See mõttes, et on nagu uut. Me oleme siin teinud sõpradega, kui oli siin väikest viisi tuttavad, tegelesid lambakasvatusega ja siukse kogu protsessiooni läbi, et mõnes vägenev passiproodu. Sa valdad prantsuse keelt hästi. Jaa. Mitte nii hästi seda välja lugeda. L'empereur! Rigett. Silmud. Silmudest teete? Jaa. Väga kõva. Bordeaux'st. Mulle ka filme süüakse Eestis, Venemaal, Prantsusmaal, kus veel? Soome, Läti, Leedu, Portugal. Muidugi Prantsusmaa ja Portugali silmud, neil on teistsugused, nendel on see meresilmud, neil on siin nii suured. Jämedad ka siis? Jaa, kilo 300 kaaluvad ja sellised. Ja nüüd ikka keerame selle asja veel Eestiks ka ära. Kuuseriisikas ma olen seenemaniak. Eesti seenemi? Muidugi. Ise käisid metsas ka või? Jaa, meil on eilne saak, täna ma ei jõudnud. Väga lahe. Aga millega sa oled teinud neid? Meil on ainult toiduõliga. Nii. Veel juust ka peale, siis oleks vist kõik. No ja nüüd... Aga see on hea lõhn, on ju? Oodame.
Nõksu külm on. Selline juust peab olema juba nagu seda peab nagu hingata nagu hea vendi. Soojenema. Ma mäletan, et raamatus Trümpfi kaamerasse peadki lõikama pooleks, siis ta nagu hingab pool tundi ja siis hakkab mekutama. Ja. Tahad teen ka midagi või? Napi käest. Pane siis ka kindlad kätte, siin nagu peab on. Black on see kõik. Jaa. Kõik on mustad. Tegelikult ei ole, vaata. Seinat ja laet ja need on värvilised. Mul on hakanud värvid rohkem meeldima. Must jätab saledama mulje, vaata. No, muidugi. Siis paneme kogu selle peale või? Vaata, ka hästi värvikombo läheb ka kokku, et võtta siuke oranžikad riisikad on ja siis on oranži hallitusega juust on. Ega see juust on super. Aga Eestis vaata väga palju seda ei sööda, kuna ei tea, kus teha seda. Jääbki meeli rohkem. Kunagi tulin Prantsusmaalt, viskasin 2 juustu seljakotti. Mõtlesin, et sokid haised, mis jama on. Nüüd on ikka seda on. Veits on, võiks mingi rohkem olla. No, nüüd soojaga küll ta nüüd välja toob. Mulle meeldib, et ma kunagi ei kasutanud üldse koriandrit. Pärast seda grusiinidega sõbrustama hakkasin. No ma olen hästi palju ja mõnegi koolituse teinud ja siis pärast seda mul käib ka peaaegu igale poole. No mitte just igale poole, aga no ikka käib. Noh. Selline. Ma õppisin, me käime sõpraga Tšehhis Brutal Assaultil, siuksel ägedal nagu festivalil. Selle bussiga või? Võrdsega? Ei. Väiksema erabussiga. Ja siis hästi äge on seal, et seal on jube hea toidukvaliteet. Suvaline metal-festival ja siis on jube hea toidukvaliteet. Festival on? Ja. Tundub täitsa uskumatu. Ongi. Ja siis sealt ma sain, seal on pidevalt on skumbriad on niimoodi tervenisti vardas. Värsked skumbriad. Noh, mis tähendab makrell, eks ole. See ikkagi nõuka ja nimetus skumbria. Ja rahulikult sildivad seal. Võtad pärast siis festivali sööd terve ilusasti keerutud kala. Super. Muidugi vorsitoidud on seal super, ma tean. Mega kvaliteediga. Kunagi viibisin Novgorodis, siis selle nimelt mehed püüdsid kala. Tõmbasid kõhu lahti, võtsid soolikad välja, valid mingid rohelisi asju sisse. Viskasid ka otse tule peale minu mõnest. Mõneks minutiks ja siis müüsid. Ja loomulikult oli see külmõlu ka. Täiesti super toit oli. Ega tegelikult on kõige tähtsam, kui sul on nagu hea produkt käes, siis ära rikku seda, ära lihtsalt. Mehed tegidki nii-öelda panamuti retsepti. Ütleme, et need gratäänid või siis sellised autos, need ongi, ega need on, see on tohutu seos Eesti ka. Asi visati savikotis ahju, ise tuljati põllu peal, tehti tööd ja siis sai toit valmis. See on mitte niimoodi, et ma näen tohutut vaja, ma olen kõik terve päeva otsa hõivatus, sellepärast ma teen süüa. See söögi tegemine on põhimõtteliselt, Sa panedki marde otsa lausa või? Jah. Jube mugav on teda pärast siit vardega nagu vardest. Täna oli see jama nõksu, et vaata, see on nagu tüüpiline, et kui sul on vaja väikest kala, siis on kalad suured. Kui sul on vaja suurt kala, siis on kalad väiksed. Sul on omad tüübid, kes püüavad sulle või? Ikka mul on väiksed, siin aastatega tekkinud. Niisamad kohalikud mingid tüübid? Omad tutvused, kes millega tegeleb. Ehk hommikul see kala veel ujus või? Jaa, see kindlasti. Ma lähen homme kalastusvõistlusele. Teist korda elus. Mis kala? Haug.
ta võiks tulla pigem mingi lõhe või mingi selline asi. Haug on mul üks lemmikkalu. Raisk eelmine aasta sellist, kui me valimist tegime, sealt oli küll suht selline mitte õnnestunud. Haug on... Mis sa teed haugist? Kõigepealt tuleb õppida haugi fileerima ära. See oli ka mingi kunst, ma ise teinud seda. Selleks on YouTube. YouTube, see on hea kanal. Ma olen isegi YouTube on üks väheseid interneti asju, mida ma nagu totaalselt usaldan. Siis kui ma nagu enda peale ära testin. Et seal on... Haugil on tähtis see, et kõik kondid lõikad välja. Minu arust me kuidagi tegime nii, et viskis nendega otse grilli peale, kuivas ära ja mingi jalakile sellest. Haug ongi, ta on hästi kuiv ka. Ja haugile võid lisada, see on kõige lihtsam see, et sa teed kotletti, kõikides asjades kotletti, ära tee. Fileeri ilusasti haug ära, võta see ristkondid ka välja, YouTube'ist näed, kuidas seda tehakse, ilusasti ilus liigutus, siuke L-kujuline liigutus. Ja siis keerad haugi rolli. Sisse pane näiteks midagi rahvat, siukest... Vaata ilus! On küll ilus, jah? Saab! On tõesti ilus? Siukest merevaiku või siukest rasvast juustu või majoneesi. Ja siis keerad haugi peale näiteks peekonist. Võid ka peekonist sisse panna. Soolpipar ja siis paned neist grilli peale või võtad lihtsalt siukse lepa lauaklotsi. Sinu restoran asub, mis maja see on? Mingi vana... Žiguli baar. Ta on selles mõttes, ta on ajalooliselt ehitatud. Ongi baariks? Ikka baariks ehitatud, et selles mõttes järjepidevus on ikkagi olemas. Kahjuks see maja ei säinud, ei elanud üle teist maailmasõda väga, et see, kus õige Franzi asus. Sellest on kurb muidugi, aga noh, mis ikka. Ega see Žiguli baarid on ka oma hõng? No on. Ei, meil õnneks, natuke ideesid on seal, et äkki õnnestub ehitada. Kas see raisk juba niimoodi küpsata? Vähe selgus on, Žiguli on sinu oma või mitte või? Ei, ma ikka nagu rengin, jah. Et seal on... väiksed plaanid käivad meil, et tegelikult tahaks... mul on suuruse ulustus on praegu kogu aeg. Ma tahaks nagu, et oleks siuke... Frans ja et ta näeks natukene ajalooliselt, selleks tuleb uus maja ehitada, eks me ehitame ära ka selle. Kunagi. Et siis see oleks nagu silmuülikool. Sambat ja kõik sellised asjad. Ma ei tea, see ei ole nii väga tähtis. 6 sammast on täpselt ülikool. Saki on tehnikaülikool. No siis peab 6 olema. Aga mõtle, kas sammas ongi nagu... Silmud sambad või on siis silmud ümber samba. Siuke ilus roosa maja üleval oleks veel karniis, siuke puitpitsiga. Ja siis hästi palju silmutoita. See õlu tekitab mul hästi hea tunne juba. Ma ei tea, kas ta mõjub siis või... Medikament, kuigi mul tuli üks teine logo mõte ka, kui ma hakkasin peale käima. Vaata, meditsiinitunnus on ju, kus on peeker ja uss on ju, aga peeker ja see on silm ümber. Et see oleks täitsa nagu, ma ei ole silmi kunagi näinud nii-öelda mitte küpsetat peast, aga ta on ussi moodi. Kurat, siis ma täna natuke panin mõjuda. Muidugi mul täna ma helistasin tegelikult, nii palju ma saan aus olla. Kas oli täna Torbikutes kedagi või ei olnud, aga täna ei olnud. Aga silmud, hästi loll küsimus, silmud elavad nii-öelda kuival maal ka või? Nad nagu angered, et nad võivad minema vupsata paadist. Ei, seda küll, jah. Et nad nagu seda ilma veeta olekut toluvad päris tükk aega. Aga nad kuival maal ikka väga ei ela. Nad on pigem nagu ussid, et nad võivad ka nagu minna tagasi 500 kilo. Ei. Nii kaunud tagasi. Nii. Oota, aga mis sa elasid Prantsusmaal ka või? Ma käisin seal koolis mingi aeg. Ma nagu natuke seda maad tean. Ja ma tunnen Lütsimist käinud ka. Aga ma ütlen, ma vahepeal on nii seotud Prantsusmaaga, et ma nagu 10 aastat ei käinud seal kordagi. Nüüd ma olen uuesti hakanud nagu aklimatiseeruma. No mingi aale mingi neiuga käisin kohvikus ja vahel reisis ja niimoodi, aga muidu ma olin täitsa niimoodi. Kõik ma käin Prantsusmaa kaasa ma poliitikast ja võtab poliitika pealt valatud. Tuleb plokk vahele nagu. Selle kohati ikka läheb hästi täiesti hulluks, on ju.
tegelikult natuke nagu Eestis täna, et on sealpool siis kogu aeg mingi clash'i asi. Mulle meeldib vaata, kui veinike ja juustuke ja õlleke on ju, ja see easy going asi. Kui sa keelt oskad, vaata seda, ja vähemalt üritad osata. Toda ma ei oska, aga sa oled sunnitud oskama, kuna prantslased ise ei ole väga suured. Aga see ongi, mulle natuke meeldib see uhkus isegi vaata. Ei, see on null, vaata. Jälle, see on see, et kuidas me võtame seda asja. Kui siin Ida-Virumaal on meil teenindaja räägib vene keeles, siis oi, mis nüüd saab, siis on nagu maailma lõpp, mõnedel inimestel. Tegelikult, kui sa lähed Prantsusmaal mingisugust sõna otsa mõttes pära perse, siis seal sa peadki ise rääkima selle prantsuse keelt kuidagi pidi, ükskõik kuidas. Just, mõtle välja. Oskad sa seda või ei oska, oled sa seda õppinud? Ma kuulsin, et Ida-Virumaal täna, et Narvas on uus linnavalitsus. Ja seal oli, et kohalikud on üllatunud, et on olemas uus abilinnapea, kes ei oska vene keelt. Ei oskab kehvasti vene keelt. Ma kuulsin sellist lugu täna. Ma ei ole tänast uudistega kursis. Ma kuulsin ainult seda fakti, et kuskilt nägin mingi sotsiaalne... Ei, siin tegelikult on küll neid inimesi, kes ei oska vene keelt. Aga mina näiteks, ma olen ütlenud nagu enda õpilastele ja kõikidele inimestele, et ega keeleoskus, muidugi tore, kui me oskame kõiki keeli ja kõiki asju, aga muidugi kõiki asju oli võimalik nii osata. Ja tähtis on ju see, et mingisugune arusaamine tekib, kuidas te mõistate teine teist, aga kui sa pead mingi lolli eelarvamusega lihtsalt ainult kedagi peedustama, et sellepärast, see nüüd ei oska midagi, siis see on nagu minu arust nagu tonk moment. Inimesed on kõik ühesugused tegelikult. Me tahame samu asju. Mõni ka. Lähed puhvetisse, sa tahad süüa. Valdi võidad juua. Võidad juua. Aga kala küll hästi huvitav, et sa teete niimoodi, lõikad nii-öelda naha katki, siis põhimõtteliselt ta võtab siis, maht läheb sisse alla ikka või. Selline. Peaks katset. Mõnusa kuumusega teed ka siis. Kuule, kas sa oled käinud Jaanilinnas vaatamas, mis seal pakutakse kohvikutes? Mul ei ole viisat. Aga nüüd see on ilma viisata vaata ju ka. See elektrooniline viisa. Mis nädal aega saab ilma viisata? Ei, ma ütlen, et... Hetkel saavastus on see jama. Või toona. Et... mingi aeg mul sõbrad käisid seal päris tihti. Pullimeras võiks minna. Ma olen kunagi Peterburgis palju käinud. Mitte viimastel aastatel. Et nagu... tahaks üle pika aja jälle minna, aga hetkel ei saa. Ma ei mäletagi, kuna ma viimati käisin Venemaal mingi... jälle pea 10 aastat tagasi, siis me käisime Pihkva oblastis. Pihkva oblast on lõbus koht. Mul on seal tegelikult, mul on juured seal. Üks sa tead, et Pihkvas on ühel Eesti kutil on kohvik. Ma ei mäleta, kas nimi oli Peeter või Olav või midagi taolist. Ainus kohvik. Mulle meeldib, kui neiud tulevad selle kohvikusse, võtavad ühe šokolaadi kahe peale, šokolaaditahvli ja pudeli viina. Siis lähevad juttu, vaatavad Instagrami ja koju tagasi. Et nagu soliidne. Nii. Noh, ega kala ma viis ennast katame laua peale, siis kalakke. Ma tegelikult ei tee kodus väga süüa. No praegu on seene aeg, mul on seene hullus, et siis ma nagu seeni, et meil on nagu, mul nagu ära jaotatud, et töö juures tehakse, marineeritakse seeni ja siis kõik see ülejäänud, mis läheb sügavkülma, siis need seened ma teen kodus. Okay. Need terve aasta seened, mis meil ette ära on. Kuule, ma kuulsin tänast mingi seltsimees hakkas restorani pidama, et ta pole kunagi nii palju tööd teinud. Mis jutt see on? Et sa töötad mitu tundi päevas? No, alla 12. Ma ei oska nüüd öelda, see on nii... See on sul juba kuidagi geenides sees või? Ei no ega ta... keegi ei ole ju sündinud restorani omanikuks ega kokaks ega mingi kurdi, ma ei tea, see... jutt andekusest on ka minu arust natukene selline imelik, et pigem on see lihtsalt
rutiinitaluvus on mõttetu siuke töö ja siis sa nagu õpid ja kuidagi siis saab see. Ma ei usu, et keegi on nagu sündinud, et tal on jube hea maitsemine. Ma ei kujuta, et kuidas saab olla. Esimene asjaga on proovis sa emapiima. Mis maitse meile see sulle annab, et äkki rikast emapiim on magusam? Vot ei tea, jah. Ja palju see nagu tööaeg on, hea küll, aju töötab sul kogu aeg, ma ei tea. Mitu inimest sul töötab seal mingi 5 umbes? Mul suvel oli ikkagi 6 töölist, aga nüüd jääb vähemaks ja siis ma praegu on jälle see aeg, kui julgemalt juurde ka võtta inimesi. Et siis ma just, aga ma ei viitsi ka kokana, nagu õnneks mul ei ole vaja nagu kokana minna tööle, et siis ma saan nagu kõrtsimiku ametit pidada. Aga sa leiad ka neid tüüpe või? Sinna tööle? No mul ikka mingi aeg oli järjekord, jah. Mul, selles mõttes ma saan öelda, et ma olen nagu õnnelik inimene kuidagi olnud, et mul ei ole nagu probleemi sellega olnud. See nii ei ole, et kui sa oled teada suvituskohas pead või restorani, siis töötajad tulevad töötama ka elamas need kallides kohtades. Ala mingi kõik kohad ja renditakse välja, on kallid majad ja asjad. No meil on ju Narva lähedal ja meil on Narvas. Iga päev teete sealt või? Jah. Okei. See on tasut buss ju käib Narva jääs vahet ja see 12 kilti. Ma ei tea, et see on üks tank vahepeal, et see on ju... Ta on täpselt keskkonnas. Okei, siis ma tajun seda. Ta on äge tank, et üks legend räägib seda, et see oli nagu see tank, mis tuli üle piiri ja siis oli nagu väga tähtis tank, et siis see pandi nagu monumendiks. Tegelikult oli see, et Nõukogude Liidus oli selline tanki monumentide tehas ja see oli konkreetselt tehase monumendi tank. Tehtigi tank monumendi jaoks? Ja, ei, selleks oli spetsiaalne tehas. Väga esteetiliselt takid. Ei, oli. Tanki monumendi tehase peakonstruktor oleks hea olnud olla. Ei, sellist konstruktori seal tõenäoliselt töötasid konstruktori need, kes olid nagu päris tehasest nagu kinga saanud. Joomised peale. Näiteks. Nii. Tuleb see veinikultuuri nautimine. No. See oleks oma annus, mis lihtsalt joomist ka, ma tean. Aga... No, too on tegelikult päris suur. Et seal on ju... Ega sa ju ei hakka ju kuidagi pidi aru saama, kui sa nagu mingid teatud kogusid ära ei joo, ära ei degusteeri, ära ei võrdle enda jaoks. Selle veise kõrvale mul on üks ilus vein välja valitud. Ja mis seostub nagu... väga hästi, see oli väga selle, mis on siis... Et see on sellisest kohast, kus on nagu hästi vana kirik. Ja kiriku seinast kasvab välja puu. Tohutult jää, nii jääme. Ja lähe. Ja tamme kõigest. Vaata, sul on see sinimust valge, see on väga ilusasti sisse toodud. Ei, kogu see logo ja kogu see etikett, see on, ma olen ise nagu, ma võin asju välja mõelda, aga selline joonistaja, ma olen õudne. Pigem ikka katastroof. Ja siis, aga asju välja mõelda ma enam nagu suudan. Siis sinimust valge, see on sellepärast, et see oli mõeldud nagu, et ma lootsin, et äkki see aasta läheb Vene piir lahti. Siis Vene turist ostab kaasa sinimustvalgeid asju lõpmatus kogus. Ükskõik mis asi on sinimustvalge. Uskumatu. Jaa. No, nii on. Siis tegelikult sellega on ka see lugu, et tegelikult sellised Vene halvas slängis on eestlased, tšordid või kuratu ja siis ongi punased sarved ka, siis on nagu täiesti eestlane, igas mõttes. See konkreetselt Vene turu õlu, millel on prantsuskeelsed sildid. No, mis sa arvad hommikusest šampanja joomisest? Ma arvan, et see on super. Ma vahel hommikul, kui mul on rahulikud päev, võtangi või teen väikse moe hommikul. Ja on väga mõnus. Ja väike hea toit ka.
ongi aristokraat, zen. aristokraat. siia tuleb üks auto juurde ja tegelikult tuleb ka ainult 12 kohta. Pluss mina. ja see ongi nüüd. Ma teen õhtusöögi, iga käigu kõrvale on oma vein, oma lugu, ja see ongi püha õhtusöögi.